Tere Robert, palju õnne kõigepealt, oled Eesti meesvõrkpallur ja Võrumaa aasta meessportlane. Aitäh! Ja kui hakata nüüd võrkpallist rääkima, siis väga vähesed võrkpallurid on oma profikarjääri saanud alustada nii tugevast liigast nagu Poola liiga, et sa oled kindlasti sellega väga rahul ise. Ütleme nii, et eks mul oli omajagu õnne ka, et koondises vahetus peatreener, välismaalane tuli, kes parasjagu sai pakkumise siis sellest Poola klubist ja talle ma meeldisin ja temaga nüüd ma olen koostööd teinud siin viimased 2,5 aastat. Et ma arvan, et see on just see peamine põhjus, miks mind kohe siit Eestist, Tartust nii suurde klubisse ja liigasse võeti. Kui tihti sa üldse veel Võrru ja Võrumaale jõuad? Seoses sellega, et mul nüüd on enamus sugulasi ka või siukesi lähedasemaid, et on kuidagi ära kolinud ja mul ema ka kolis nüüd Tallinnasse, et mul on tegelikult, et siis ma jõuan, seda vähem ma jõuan sinna Võrru kahjuks, aga eks ma ikkagi, kui mul on piisavalt aega, siis ma ikkagi käin seal. Kui kerge on või kui raske on nagu nii väiksest kohast nagu Võru üldse meeskondlikul alal tippu pürgida? Ma arvan, et noorena tuleb see pigem kasuks, kui sa oled sellises väiksemas kohas, et sul on neid muid segavaid tegureid on vähem, et sul on trenn on lähedal, sul on kool on lähedal ja sa võib-olla pühendud natuke rohkem sellele. Et Robert, millal sa üldse tajusid, et sa võid võrkpallis tippu jõuda, et kui suur roll oli selles, et tollal oli Võrus ka meistriliiga meeskond? See roll oli kindlasti suur, sest juba väiksena oli koht, kuhu pürgida, kus sa tahaksid mängida, keda sa saad jälgida, et mäletan, et ma olin suhteliselt noor, et seal Võrul oli päris hea sats see aasta ja ma käisin kogu aeg mängudel ja vaatasid ja õppisid nendelt meestelt ja tahtsid ise nende sekka pääseda, pluss veel natuke vanemaks saades tekkis võimalus, et vahepeal võeti sind nende juurde trenni ja ka see andis kindlasti sellist positiivset lisamotivatsiooni. Et hetkel on Võrust meistriliiga võistkond kadunud, et kurvad näited on Viljandi, kus võistkond ära kadus, Paide läks nüüd 20 aastat aega, et uuesti meistriliiga võistkond üles ehitada, et see põhiprobleem ikkagi on selles, et noored lähevad kõik linnadesse, võib-olla raha isegi oleks linnades, aga lihtsalt ei ole mehi, keda platsile mängima panna. Jah, aga kui oleks piisavalt raha, siis ma arvan, et leiaks need mehed ka, kes seal mängiksid. Et aga kahjuks ei ole praegu ka piisavalt sellisel tasemel noori, kes suudaksid seda meeskonda võib-olla niimoodi vedada, et siis peaks kindlasti välismaalaste poole vaatama. Et kas on lootust, et Võrus kunagi veel meeskond tuleb meistriliigas? Ma usun küll.